videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios ja olemegi siin, kus me olema peame. Järjekordne nädal algab vääramatult kui saatus ja eks ta ka sama vääramatult ühel hetkel otsad kokku tõmbab või nagu klassikud ütlevad, keerab madratsi rulli. No on nagu on, nädalad tulevad, nädalad lähevad, eks neid ole paras sports. Olge tänatud kõik, kes te toetate Nõmme raadiot, teie toetust on hädasti vaja, sest muidu juhtub meie püha sõjaga midagi üsna hullu. Eks ta muidugi kuskil kuidagi läheb edasi, aga siis on jagatud ja valitsetud. Nii et olge tänatud, kes te toetate, ilma teie toeta on ürgselt kehva ja suund läheb, hea küll, suund läheb sinna, mille kohta võib öelda, et ikka paremuse poole, nüüd on meil juba nii hea ja ohohoho. Eile oli õnnispäev, see oli rahvusvaheline džinni ja tooniku päev. No ilmselt see oli seotud siis ka lõppenud hääletusega, mille tulemused, eks nad varsti selguvad, aga on nendega nagu on, ega siin parasjagu keegi ka aru ei saanud, mida saab kohalik omavalitsus teha. Näiteks, kas Tallinna linnavalitsus saab orgunnida üle terve Eesti droonikilbi või kui eestlane või veel muul viisil. Üldiselt, tahad või ei taha, jääb mulje, et propagandalained on meie peade kohal, väga paljude peade kohal nii kokku löönud, et nupukene enam välja ei ulata ja mis sa muud teed, kui allud propagandale ja põrutad edasi nagu need, kes on kutsutud ja seatud kuskilt kõrgemalt sulle kaela väänavad. Aga täna on meil stuudios, ma usun, et nädalaga ei lähe näod ja nimed meelest, ei keegi muu kui väga välja uuriv ajakirjanik Andres Rait, kes ajab ihukarvad püsti nende mikrodetailidega, millele toetub kogu meie tänane maailm. Ma pean silmas siin pealkirju ja eks ka sisu kohati, sest kui juba kuulutatakse pealkirjas, et siis sisu tuleb umbes samasugune. Kes ei kujuta ette, milline seos siin on, kuulake ise see Beethoveni 5. kas või algus üle ja saate sotti küll, aga welcome, dobro požalovat, tervetuloa ja nii edasi, Andres Raid. Tere kõikidele, palju õnne neile, kellel valimistel, kelle kandidaadid võitsid, kelle sümpaatiad võitsid ja kaastunne neile, kellel paraku nii hästi ei läinud ja jätkuvat ükskõiksust neile, kes ei viitsinud üldse minna või olid käega löölijate leeris. Ega see õigus on ka kõikidel olemas, sellepärast, et kui ikka ei ole, kelle poolt tahaks oma hääle anda, siis nii see ongi. Ja kusjuures ma kujutan ette, et üks pelgumoment on ka siin veel juures, et kui sa arvad, et seal kuskil on mingisugune kas üksikkandidaat või mingisuguses liidus mingisugune tegelane, võt keda mina usun, ma tean, et ta on tegelikult mõistlik mees, aga teda ei ole pandud ekstra sinna esimesse otsa või ta ei ole kuskil parteis ka, siis võib ju olla, et ma annan talle küll oma hääle, aga kuna see saab niivõrd vähe, siis tema hääl antakse, temale antud hääl, antakse sellele, kes sai seal kõige rohkem. Nii et minu hääl, kes ma andsin selle isiku poolt, läheb tegelikult
sellele, keda ma kõige viimaseks oleks tahtnud, et ta kuskil mingisuguse võimu juurde saaks. aga selline see süsteem on ja eks siin muidugi sinu kirjeldatud hea ja usaldusväärne ja tore inimene, eks tema, me ei tea, mis põhjustel, mis teda stimuleeris kandideerima, aga mine sa tea, mõnel on mõnikord nii valus, et ei saa teisiti, et noh, see kandideerimine võis ju olla lootusetu, aga ta teab, et vähemalt surivoodil on tal rahu hinges, et ma ju vähemalt proovisin. aga siin on veel üks aspekt, vaata isegi see puudutab ka Riigikogu valimisi muide, valimisi üldse. et kui meil kõikide kirjade järgi on ju õigus valida ja olla valitud, on ju? On. aga kas võimalusi selle õiguse teostamiseks on kõigil olemas? ma mõtlen, sa pead ju raha maksma selle eest. siin on. aga kui sul ei ole seda raha, siis sul võimalust kandideerimiseks ju ei ole. ma toon sulle natukene grotesksema näite. kujuta endale ette, et keegi pätt, kaabakas ja nii edasi paneb pihta kogu sinu raha. nii. ja nüüd sa ei saa teda kohtusse ka kaevata, sest sul ei ole enam raha. muidugi jah, nii ta välja tulebki, kusjuures nii ongi. aga siis ma kirjutasin siin mõned asjad välja, päris huvitav. Lasnamäe kandidaat kasutab valimiskampaaniaks Eesti suurimat Facebooki gruppi. juhtum tekitas arutelu uute poliitilise reklaami läbipaistvuse nõuete ja kandideerijatele antud soovituste kontekstis. mitme riigiasutuse poolt koostatud kandidaadi juhendis rõhutatakse eelkõige digitaalse turvalisuse, avatud valimiskampaania ja eetiliste põhimõtete järgimise vajadust veebikeskkonnas. millised on need eetilised põhimõtted? no vaata, eks siin tuleb jälle see. kuule, aga kõik ju reklaamivad, tähendab need, kes aktiivselt ennast reklaamivad, nad on ju enamus, valdav, tappev, mattev elamus. enamus on ju mingisuguste Instagramide ja Facebookide sotsiaalmeedia mingite gruppide liikmed. ja seal kogu aeg ju räägitakse, et mulle meeldib see ja mulle meeldib see ja mulle ei meeldi absoluutselt see ja ma ei suuda taluda seda, teist või kolmandat. see reklaam käib ju kogu aeg. no käib küll, jah. aga kuidas siis siin aga kuna on Lasnamäe mingisugune inimene, kas sellepärast siis või nüüd ühe puhul osutus see probleemiks. aga ühe puhul 2 koputas. kuule, siin on üks huvitav asi veel, nüüd see ei ole valimistega seotud muidugi. haridusministeerium kaotaks kvalifikatsiooninõude karjääripöörajatest õpetajatele. Kallas, Kristina ütleb, meie lemmik. Alustavatel õpetajatel peab olema 25% tööajast enesearendus. Kristina Kallas väljendab siin tegelikult täiesti avalikult seda, et ta ei tea, mis asi on areng. Objektiivne kaassõltuvus ja nii edasi ja nii edasi. aga olgu pealegi, võtame selle haridusministeerium kaotaks kvalifikatsiooninõude. tähendab, tuleb õpetaja klassi ette ja talle on kaotatud, ta ei peagi midagi ei oskama, teadma, millestki aru saama. tänu sellele, et ta on karjääripööraja. mis see on? see tähendab, et kui ta oli näiteks enne antenniparandaja, siis nüüd on ta füüsikaõpetaja või riigikaitseõpetaja või ma ei tea, mingisugune. ühesõnaga tegi midagi muud ja nüüd tuli klassi ette, karjääripööraja. ütle, kuivõrd oluline sinu meelest on õpetaja, või tähendab õpilane istub seal pingis ja tal on klassi ees õpetaja, kes ei tea, ei oska ja ei saa aru. kuivõrd oluline on see õpilase jaoks, kas ta on karjääripööraja seal ees või ei ole karjääripööraja? kui õpilane seda sõna teab. kas õpilase jaoks on oluline see, et õpetaja, kes on klassi ees, peaks üht-teist oskama?
mõnest asjast aru saama ja nii edasi. Ja suutma ka õpetada, teadma midagi taksonoomiatest ja noh, võib-olla pedagoogikast ja didaktikast äkki ja mingitest metoodikatest midagi ja metodoloogiast äkki ja. See on üks kuradi hull küsimus, libeda tee küsimus. Ei ole. Õpilased ju küsivad peaaegu reeglina, aga milleks mul seda vaja on? Ei, seda küll, aga see õpetaja klass sees põhimõtteliselt peaks oskama ja teadma seda. Sellepärast, et kui ei pea, siis milleks meil kõik need õpetajate ettevalmistused, see on ükskõik, kes sinna ette läheb. Me jõuame millegi väga kohutava just juurde. Nimelt. Just nimelt. Kes, mida, miks? Aga sinul on kvalifikatsiooninõuded alles, sa ei ole karjääripööraja. Aga kui sa olid enne, olid ükskõik. Oota, Põlluharija. kas ma mõistan õigesti, et õpilane täidab oma kvalifikatsiooni nõuded eksamil? Võin ma oletada nii? Vaata, kunagi õpetati õpetajaid 5 aastat. Õpetajate täiendus. Ja kõikidest ei saanudki õpetajaid. Sest et õpetaja, teati, et õpetajal peavad olema mingisugused omadused. Jah. Mis on lahutamatu osa kvalifikatsioonist. Kvalifikatsioon tähendab mida? Oskusi, võimeid. Ja arusaamist, kogemust ja kus juures kõigi nende ühtsust, mitte 1, 2, 3 või 4, vaid kõigi nende ühtsust. See tähendab ka dispositsioonide süsteemi. Hea õpetaja, kui parafraseerida oma klassi astumisega, tekitab vaikuse. Aga kui sellised teated tulevad haridusministeeriumist, vaata siis tekib niisugune tunne, et midagi on seal väga valesti ja seal on eesotsas ministriga valed inimesed. No vähemalt loobitakse loosungeid, mida ei tohiks loopida. Aga muide tehakse ka seda sama. See on kõige hullem. Kui lihtsalt loobitaks loosungeid mingisugused, pole tähtis, aga tegelikult öeldakse, et ei, laadna. Üks asi on loosung ja teine asi on reaalne elu. Me ei saa nii ükskõikselt suhtuda oma järelkasvasse põlvkonda, et kes meie asemel tulevad, need peaksid olema natuke targemad kui meie. Aga muide, see on üleüldine viga, näiteks kõrgkoolides ka, ülikoolides, ma pean silmas kõigepealt. Õppejõud ei saagi enam tekkida selle pärast, et õppejõud saavad tekkida ainult uuringute käigus, iseseisvate uuringute käigus. Uuringuid enam ei ole. Ja seoses sellega igaüks räägib, mis talle meeldi jäi, mis talle räägiti, osa unustab ära, kogu aeg see mureneb, erodeerub ja lõpuks edasi antav. Iga koopia on lahjem kui see. See algas Sorosest pihta, kus juures teadus erodeerus ja teaduse pähe pakutakse midagi, mis ammu enam teadus ei ole. Seoses sellega. Nii, ma otsin kohe sulle. Kohe ma otsin üles. Oot. No nii. Muide üks väike detail siia juurde tuli meelde 60-ndatel. Oli üks tudeng Briggs, naiste rahvas, kes veetis inuiitide juures peaaegu 2 aastat. Ja ta tegi võrdlemisi põhjapaneva sellise esimese käigu või sellise avastuse, kuidas põhjarahvastel, loodusrahvastel peaaegu raevu ei esine. Ja tulebki välja ja sealt hakati asja edasi uurima, tuleb välja, et sellel on tõepõhi all. Sellepärast, et ta jälgis ühte väikest last, kes jonnis kangesti ja ema andis talle kivikese, et viska mind sellega. No laps viskas ja ei viska kõvemini. Laps viskas veel kõvemini ja ema tegi siis sellise moodi, ai, mul hakkab nii valus, sa tegid mulle nüüd nii haiget ja selliste igasuguste võtete kaudu
lapsed saavad aru, et see ei ole hea, see teisele valu tegemine ja haiget tegemine, see ei ole hea. See on ka see viha ohjeldamine ja teiste peale selle välja vanamine, seda enam, aga nüüd. Eks kui tekib mingisugune kuradi konkurents, siis see elatubki ju. Nüüd lähme selle meie teaduse juurde. See on mul üks niisugune südamelahadane teema, eriti keeleteadus. Keeleteadlane ütleb niimoodi. Filoloogiast üksi jääb keeleuuringutes väheks. Näiteks võib inimeste ja loomade võrdlev ajuuuring anda aimu liikide ülestest keelelistest eelistustest. Keeletead, filoloogiast jääb väheks. Inimeste ja loomade võrdlev ajuuuring. Panen siia inimese aju ja panen siia looma aju. No loomal on reeglina niisugune väiksem natukene. Nüüd ma uurin seda aju, kaalun seda näiteks. Ja saan aru liikide ülestest keele eelistustest. Kass eelistab, isakass eelistab, mis keelt ta eelistab, aga samas koduperenaine Jõhvist, kelle teine aju on siin, eelistab missugust emakeelt või siis keele eelistused või. Seda räägib keeleteadlane. Liikide ülene keele eelistus. On olemas siis liikide ülene mingisugune keel. Kas seda õpetatakse ka tema teada juba kuskil? Kindlasti. Tegemist on keeleteadusega, rahvusringhäälingu. No, see ei oleks nii kurb, kui see oleks nii naljakas. See midagi niimoodi. Nüüd kuula palun edasi. Tähelepanelik. Nii, ma katsun uuesti tõsiseks jääda. Kutse Eesti Rooma klubi avalikule arutelule. Kõik on selge. No. Aeg siis, koht siis. Nii. Teema. Teadus ja tehnoloogia. Kestliku pöörde mootorid või pidurid. Koma. Küsimärk. Ja nüüd läheb lahti. Ettekande peab professor see ja see, jätame nimed välja. See ja see on Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi kestlike siirete professor. Ta on üks suurte siirete Deep Transitions raamistiku, mis mõtestab tööstusühiskonda läbi energia, liikuvus, toidu ja teiste sotsiotehniliste süsteemide pikaajalise koosarengu väljatöötajatest. Toidusüsteemid, liikuvussüsteemid, energiasüsteemid ja teised sotsiotehnilised. Toidusüsteem on sotsiotehniline süsteem. Oota. Sa ei saa aru, kohe selgitan. Tema teoreetiline töö hõlmub lisaks siirete arenguradu, süsteemi innovatsioonide sekkumispunkte, radikaalsete innovatsioonide ühiskonda põimimist, kasutajate rolli siiretest ning energia õiglust. Samuti on ta uurinud liikuvussiirdeid, energiatööstuse destabiliseerimist ning masstootmise ja digitaliseerimise pikaajalisi arengumustreid. Hetkel on tema põhiliseks uurimisvaldkonnaks Eesti Teadusagentuuri ja Euroopa Teadusnõukogu grantide toel tööstuslik modernsus ehk see, kuidas tööstusühiskondades vaikimisi omaks võetud arusaamad loodusest, teadusest ja tehnoloogiast võivad kestlikku pööret takistada. Kuradi joomane tunne tekib. Tehnoloogia, seda, mis siiamaani teatakse, no näiteks, kuidas saab hapnikku või vesinikku, see kõik on takistuseks kestlikul pöördel. Kestlik pööre, ma saan aru, midagi, see on pööre, mis kestab ja jääbki kestma või? No jaa, aga mis asi pöörab? Ei, seda ei ole siin räägitud.
kestlik pööre on võtmesõna ja seda, et mida sa siiamaani oled teadnud. Et maakera on ümmargune ja kõik see. Ta ei ole küll päris ümmargune, olgu peale. Ja et on mingisugune elementide süsteem ja et on, meid ümbritseb atmosfäär, see kõik, kogu see asi, need on vaikimist nii omaks võetud arusaamad loodusest, teadusest ja tehnoloogiast, need takistavad kestlikku pööret. Nüüd tõsi küll, see käib tööstusühiskondade kohta. Kas meil on tööstusühiskond või ei ole? Mis meil on? No tööstusühiskond. Vot see on väga õige küsimus, mis meil on? Kas meil on tööstusühiskond? Mulle tundub, et meil on teadusühiskond sellisel, kui see on nüüd teadus, siis on niimoodi. Aga oot. Vaat nüüd ei lase sul toimuda, vaid jätkan. Teadlane ütleb niimoodi, doktorant. Eesti sööb end haigeks, aga peagi toimub toidupööre. Mitte kestlik pööre enam juba, vaid, aga see on teine teadlane ka, tuleb toidupööre. Viinerid teisest otsast. No võt, see toit või hakkab siis pöörama. Ma käisin mingil müksatonil, kus jumala tõsiselt räägiti seda, et kuidas sundida inimesi rohkem taimetoidule. See on siis, kui sa keerad praetaldrikku, kus on praad peal, keerad tema ette niimoodi, et see roheline salatileht on tema poole, siis ta alustab sellest salatilehest. Toidupööre. Ei, see oli müksam, nügimine taimetoidu suunas. Ja. Nad on seeni söönud ise. Väga võimalik. Nii, aga mis see siis nüüd on? See on TalTechi loodusteaduskonna vanem lektor, maitse- ja lõhnateadlane. Maitseteadlane ja lõhnateadlane. See on hääbuv suund, sellepärast et paljudel asjadel ei ole enam maitset ega lõhna. See, mis on ühe jaoks lõhn, võib teise jaoks olla hais. Jaa. Nii et, olgu, toiduteadlaste pilt näeb Eestis toitumisega seoses 3 suurt probleemi. Esiteks, inimene sööb end haigeks. Kas sa oled juba ennast haigeks söönud? Tead, ma söön suhteliselt kitsa spektri toite ja ma ei ole ülejäänuga ennast veel mürgitanud. Näiteks, mis ma siin näitan? Inimene sööb teiseks. Tervislik toit, mis on olemas ja oleks justkui lahendus, inimestele ei maitse. Kus ta teab? Ja kolmandaks, meil on puudus teaduslikest, kuule nüüd, tööriistadest, mis võiksid neid probleeme lahendada. Näiteks aidata toidutootjatel pakkuda tervislikke toite, mis ka maitseksid hästi. Tööriist on puudu. Mis see on aamer või? Meil on 2 võimalust, kas teha hästi süüa või püssi ähvardusel sundida tunnistama, et oi kui kurradi hea ja mitte ei haise, vaid lõhnab ja... Aga nüüd Eesti teadlased uurivad inimeste terviseteadlikkust. No see on ühepitine otsus, kas läheb tohtri juurde või ei lähe tohtri juurde. Uuringus kutsutakse juhuvalimi alusel osalema 10 000 vähemalt 18 aastat inimest üle Eesti. Esmalt e-posti teel ja seejärel posti kaudu. Küsimused käsitlevad nii üldist terviseteadlikkust kui ka täpsemaid teemasid, näiteks digiteavet, vaimset tervist, vaktsineerimist ja suhtlust tervishoiutöötajatega. Tead, pärast seda küsitlust ei ole keegi vaimselt terve. Siis esiteks valetatakse juba siin. Teadlased küsitlevad. Küsitlevad. Aga mitte ei uuri. Jälle tulemuseks räägitakse mingisugust uuringust midagi, aga uuringut ei ole olemas. Kogu meetod on küsitleda ja saada aritmeetiline keskmine. Kuskil oli veel mingisugune
mingisugune tekst selle kohta, ma ei tea, kas ma olen selle ära kaotanud võib-olla, kus jälle keegi teadlane räägib sellest, et ta on võrrelnud eesti ja saksa tajusõnavara. Et maitse ja ja lehma või see lõhna, mul hakkab juba endal, tähendab, kuskilt ära keerama. Aistinguid saab edasi anda ainult keele abil. Ja ta võrdles sõnavara, eesti ja saksa sõnavara lõhna ja maitse osas ja leidis, et meie heaolu on viinud sinnamaani, et meie sõnavara on palju läänelikum. Mis see, jah, noh. Missugune sõnavara on läänelikum? Kuidas sa saad võrrelda hea, kahte sõna, hea ja gut? Üks on saksa, teine eesti keel. No võrdleme, mõlemas on 3 tähte. No vaata, hea ja gut. Teine on lühem, läänelikum. Jah, võib olla. Aga halb ja schlecht, kuidas see on? Eriti kui ütleb veel millegi kohta scheiße, see on jälle siinpool lühem. Scheißke all, noh, siis on. Tähendab, oota, selle peale ei oska, selle peale ei ole võimalik tulla. Ja seda, aga see kõik läheb eelretsenseeritud igasugustesse väljaannetesse. Ja tänu sellele hakkadki mõtlema, et kas sellel Sorostel ja tema taolistel on tõepoolest õnnestunud viia kogu see teadus. No päris meditsiinis, ma arvan, ei ole see võimalik. Füüsikas, mingites reaalteadustes ka, aga sellistes natukene, ütleme, pehvemates kohtades on see sulaselge jama ajamine, vabandust, ju võimalik. Need tekstid tunduvad olevat otse kui mingisuguste juhuslike arvude generaatori poolt valmis vorbitud. On mingisugune hunnik sõnu, mis on pandud üksteise järgi ritta, millest iga sõna eraldi võetuna midagi tähendab, aga koos toimes mingist tähendust enam ei oma. Jah, kõlab nagu eesti keel, aga mitte kõlab nagu eesti keel. Aru. Jah. Vaata, see nõuab teatud isendite sügavat eelsoodumust, et muutuda selliseks, kes toodab seda, mida sa siin võluvalt ette kandsid ja sööb enda kõrvalt välja kõik teise. Aga tead, mille abil välja süüakse? Raha. Grantits, ka siin oli öeldud, et Euroopa Liidu mingisugused stipendiumid ja Eesti teadusagentuuri stipendium, selline teadusagentuur tuleks otse kohe likvideerida. No siin on palju asju, sellepärast, et ta teeb teaduse nimel midagi taolist teha, see on kõige pehvemalt öeldes ebaeetiline. Kui me nüüd võtame õilsa sõna fraktaal, herr doktor Mandelbroti, no mitte just eriti leiutis, siis see nähtus peaks ju meil ette tulema väga paljudes muudes kohtades. Võta või meie valitsemise süsteem juba, mis tugineb, mille võrratu esindaja on sinu lemmik Kristina Kallas ja teised teda saatvad ametlikud isikud, kes panevad metssea poegima 3 korda aastas ja üldse tšim-salabim avrakadabra teeva. Ja kus juures, me võime selle peale itsitada, aga niipea kui keegi võiks aru saada, et need on tegelikult inimesed, kes meie igapäevaelu suures osas mõjutavad. See on tegelikult riigivastase ja rahvavastase kuriteo ehe ilming. No ütlen sulle veel, keegi Toomas Toomsoo ütleb niimoodi, vähk, diabeet, infarkt ja ülekaal. Nüüd saame kõiki neid ennetada uuel tasemel
see on Eesti meditsiini tõehetk. no äkki on. no aga kas me oleme siis neid ennetanud või? doktor Toomsoo on haritud ja intelligentne inimene ja teeb imeasju. aga nüüd ennetame neid uuel tasemel, kuidas me neid varem ennetasime, aga ei ole saanud ju ennetatud. Need kõik on ju olemas. ja kuni on meil pakse inimesi, seni on ülekaal olemas, sest paks inimene ei saa kaaluda vähem. aga mõnel on geneetilised eeldused olla paks, mõni sööb enda paksuks, mõnel on miski tervisehäire ja tänu sellele on paks. me ei saa neid kõiki käsitleda ju ühesuustena. põhjused selleks on ju erinevad. noh, on küll. no vot. siin on küsimus, et kas meil on vaja kõiki asju ennetada. no haigusi oleks tore küll, kui õnnestuks, tähendab, noh, see ennetamine, see sõna, ma ei tea. see on inimese enda teha väga suuresti. on küll, aga see on ei midagi muud kui haiguste ärahoidmine. ärahoidmine just nimelt, mitte mida ennetad, oled kiirem kui haigus või. hoiame ära lihtsalt. kui talv on, paneme salli kaela ja kui suvi on, siis katsume. tead, meil on varsti käes ennetav panustamine ennetusse. ennetustegevused, vot see, noh, see võrra. tead, mul tuli võigas mõte no.. homme ma mörgan, kui läheb hästi soolosaadet, ma võtan kätte ja katsun tõlkida ametnike keelde Hamleti monoloogi alguse. see to be or not to be. tobe või mitte nii väga tobe? jah. ahah, nüüd vot jällegi tekst. üks meie lemmikutest Stoicescudest. tema ütleb niimoodi: piirilepingule preambuli lisamine ei olnud tark tegu. ahah. piirilepingu Venemaaga piirileping, seda meil ei ole tänasel päeval. ja preambul sisaldas viidet Tartu rahule, eks 1918. Tartu rahu on mitmel puhul öeldud välja, minu meelest õigustatult, et see on Eesti riigi sünnitunnistus. eks ta nii olegi suurel määral. seal oli ka ära toodud põhilised punktid. ja seal oli ära toodud ka riigipiir, millest praegu 5,2% on hõivatud Vene Föderatsiooni poolt. suhtumine võib olla erinev, kas õige või hea või on see ükskõik. võib-olla see on ükskõik väga paljudel, võib-olla paljudel ei ole. see on igaühe enda asi. Stoicescu ütleb, et viitab riigimehena, riigitegelasena, Riigikogu liikmena, kes peaks eriti herk olema niisuguste asjade suhtes, ütleb, ai, see oli viga, pole vaja midagi siin juurde lisada. ja ütleb veel niimoodi: teatavasti on Eesti Vene välisminister allkirjastanud piirilepingu 2 korral, 2005 ja 2014. kusjuures esimesel korral lisas Riigikogu erakonna Isamaa eestvõttel lepingu ratifitseerimise seadusele preambuli, milles rõhutas Eesti riiklikku järjepidevust ja Tartu rahu rolli selles. sellel ei olnud küll juriidilist jõudu piirilepingu üle, kuna ei olnud selle osa ega muutnud seda, kuid ometi andis Venemaale suurepärase võimaluse Riigiduumas piirilepingu ratifitseerimisest keelduda, märkis Stoicescu. nii piirilepingut meil ei ole. see tähendab, vabadussõda läheb edasi ja meil on ajutine demarkatsioonijoon. ja kuule nüüd, kuid kindlustades endale euroopalikku tulevikku või ajada oma õiguspärast ja eestlaslikku jonni. vaata, mismoodi inimene mõtleb. õiguspärane jonn. kas kindlustada euroopalik tulevik? või ajada oma õiguspärast jonni. õiguspärane. ei ole vaja, selle asemel euroopalik tulevik. kusjuures, mis asi on euroopalik tulevik või euroopalik minevik? see Euroopa on olnud sellest ajast alates, kui temast mingisuguseid kirjalikke säilmeid on üks ainuke sõjatanner olnud. palju siin rahu on olnud? Euroopas ma pean silmas. eks need väikesed vürstiriigid ole kakelnud
just nimelt, aegade algusest alates. Ja mis praegu rahu või? Ei ole ju. Euroopalik tuleb, mis asi see on? Ma ei suuda isegi välja mõelda, mida kontekstiliselt antud tekstis ja siis ta küsib, just nimelt, ta küsib, pragmaatiline või õiguspärane valik, kirjutab ta, süüdistagu mind fundamentalistis, riigireetmises või muus sellises, ma olen Eesti Vabariigi õigusliku järjepidevuse kaitsja. Tähendab, õiguslik järjepidevus, mis eeldaks Tartu rahulepingust kinnipidamist, ta on selle kaitsja, aga samas ütleb, et pole vaja, tähtis on euroopalik tulevik. Vaata, see on nagu kaitsta maja tulekahju ees selle läbi, et sa põletad maja maha ja ütled, et nüüd ma lähen sinna, kus on mugavam kaitsta. Tegemist võib olla isiksuse bipolaarse häirega, võib-olla, loomulikult me ei väida siin, et siin niimoodi on, aga sellise mulje jätab. Kui ma ütlen, et jah, see on küll roheline, aga ta on täiesti punane. Andres, kõigil su täna toodud näidetel on üks ühine joon, nad vaidlevad kohe alguses iseendale vastu. No uskumatu. Nii. Hiina muudab Eesti analüütikud murelikuks. Kui alternatiivi ei leita, pole nende võimule allumisest pääsu. Võt see samane. Hiina muudab Eesti analüütikud murelikuks ja kui alternatiivi ei leita, pole nende võimule allumisest pääsu. Nii et tuleb alluda. Järjekordselt. Tuleb alluda, kui on Hiina, siis allub sellele. Vaata, mida see sisaldab? See sisaldab seda, et me ei tohi enda ja Eesti ja Hiina vahelt ei tohi Venemaa ära kaduda. Muidu nad tulevad täie paaruga, kui nad teiselt poolt ei tule. Kõikides nendes sise- ja välispoliitilistes doktriinides, muide välispoliitilistes me ei saa üldse rääkida, meil ei ole välispoliitilist, see on mingisugune, ma ei tea. Yes, massa. Jah. Neid ühendab üks asi ja see on alternatiivide puudumine. Paned sa tähele alati ükskõik, mida räägitakse. Kas see on mingi toiduhinna tõus või teatavate toiduainete hinnatõus või langemine. Või on see kütuse hindadest räägitakse või mingi plaani kinnitamine või projekti kooskõlastamine või mingi asja korraldamine või mitte korraldamine. Siis igal juhul panete tähele, on siin alternatiivide puudumine on üks kindel joon. See tähendab, ainult nii on võimalik. Jah, alternatiiv tähendab, et vanast ei võeta kaasa mitte midagi ja tehakse uut moodi. Alternatiiv tähendab ka teist võimalust. Võime teha nii, kolmandat moodi või võime mitte teha, üldse mitte teha. Need on alternatiivid. Kui alternatiivi, juhtimisteaduses on see ammu mitu tuhat aastat vana tarkus, kui alternatiive ei ole, siis see ainuke ja välja pakutud on reeglina vale. Sundkäik, lihtsalt. Lihtsalt sundkäik. See viitab ka absurdisituatsioonile, tee mida tahad, paremaks ikka ei lähe. Seega ära siputa. Ja just nimelt. Ja kui juba oled sõnnikus, siis ära siputa. Jah. Tähendab, võt siin ongi see. Ja ühest küljest jälle allumine ja teisest küljest alternatiiv. No siis pole midagi muud. Siis näed, alternatiiv pole nende võimule allumisest pääsu pole. No midagi, kõik. Aga äkki teeks hoopis nii, teist või kolmandat viisi. Hakkaks elama, mitte ei oleks. Vallavanemast sai spaavanem. Toomas Teeveli ma ei arva, et pidanuks sellest volinike teavitama. Aga mis seal vahet on? Mis sa läks siis ära ja lihtsalt teise kohta? Spaavanem on nüüd ka olemas, hea sõna. Ei, on küll, kuule, muide, mis ma tahtsin öelda alternatiivi kohta. Alternatiivmeditsiinist enam just kui meedias ei räägita, nüüd on libameditsiin. Tanel Kiik on meil öelnud, Tallinna Haigla ei ole valimiskampaania, vaid sajandi olulisim tervishoiu investeering. Kumma sajandi, eelmise või? Ei tea.
ei, no kui investeerivad, kurat, siis on. võib-olla selle, nüüd, aga mitte keegi ei räägi vot ühest asjast, räägitakse 10 miljonit, 20 miljonit, 100 miljonit, miljard või 600 ruutmeetrit, 6000 ruutmeetrit, 600 kabinetti, 300 kabinetti. kuppel peale. Ja kuppel peale, nii. Nüüd, mis muutub patsiendi jaoks? Teekond palatist opisaali võib minna kordades pikemaks. Just nimelt, kas nüüd abi, sellest ei räägi ju mitte keegi, mitte midagi, see pole tähtis. Seda ei ole võimalik rahas mõõta, kas nüüd inimene saab paremini eriarsti juurde, kas mingisugused ravijärjekorrad lühenevad või pikenevad või jääb seis samaks. Siin tekib üks tähendab, mis muutub, me võime ehitada 6 uut koolimaja, kõik nad on uhked ja seal on kõik kunstnike teosed seinte peal ja seal on kõik, mis seal sees toimub. Vaata, Mikus Meos ma ütlen sulle nagu meedikust tohtri härrale Viktor Vassiljevile, siin on see, et kui praegu on ravijärjekord väljaspool haiglat, sest Tervisekassal ei ole nende terviseks kuskilt raha võtta, siis hiigelhaigla puhul tekib see järjekord haiglasse sisse. Ahah. Ma arvan, sest raha ju ei ole, kui nii palju patsiente on. Kas sa kunagi oled kuulnud, me oleme seda siin vist maininud ka, aga ei tee küllale liiga. Kas sa oled kunagi midagi kuulnud, et midagi on jäänud seisma selle taha, et mingi ametnik tunnistab, et sa pagan, nüüd ei oskagi. Vaat siin ei tea, kuidas edasi minna. Äkki tuleks astuda 2 sammu tagasi. Äkki tuleks külje peale, äkki tuleks korraks seisatada. Äkki tuleks teha mingi inventuur. Äkki tuleks teha mingisugune vahekokkuvõte. Arvestada, mis meil on, mida meil ei ole, mis meil puudu on, mis meil üle on. Mis on kõlbmatuks vananenud, millest tuleb lahti saada, mida ei ole, mis tuleks välja mõelda. No, ei, me läheme kogu aeg õiges suunas, aga tihtipeale vale asja poole. Uskumatu. Ja nüüd ta ütleb niimoodi, nõustun doktor Ralf Allikvee kriitikaga Reformierakonna suunal. Loomulikult, siin on vaja öelda midagi teise erakonna kohta. Mitte, kes on tõesti Tallinna haigla realiseerumist varem takistanud ega ole suutnud kahjuks ka peaministri erakonnana selget seisukohta võtta. Tallinna ja Põhja-Eesti tervishoiuvõrgu planeerimine ei saa aga jääda Reformierakonna otsustamatuse pantvangi. Tähendab, siin ei ole tervishoiust juttu. Siin on raha. Erakond, reiting, valimised. No jah, ja pärast valimisi edasi. Ja kus juures, ta tuleb välja, et ta sihtasutuse Tallinna haigla arendusnõukogu liige ka veel. No siis on loomulikult, et ta selle eest seisab. Sest see tähendab rahavoogusi. Just nimelt, seal on ju miljonid ja miljonid. Ja ravijärjekorra saab panna haiglasse, siis nagu ei ole ravijärjekord. See järjekord, see ei ole antud juhul üldse tähtis. Sellest ju juttu ei ole. Patsiendist ka juttu ei ole. No ma siin fantaseerin tulemuste poole. Teine abilinnapea ütleb. Uus ujula Tallinnasse tuleb, aga on tohutu vahe, kas sotside või Keskerakonna moodi. Ühel juhul on ujula idast läände, teisel puhul põhjast lõunasse. Mitu inimest on siin? Keskerakond, Reformierakond, sotsid. Mitu inimest see kokku on? Kas tuleb 30 otsustajad, kes nimetavad ennast erakonnaks ja võimalusel Eestiks? Ei, ma ei usu, et 30 tuleb. Järelikult kohalikud omavalitsused, igasugused mõmmkülad, no ma ei ütle seda halvustavalt, peavad ennast järjest aktiivsemalt kaitsma parteide. No ja siis juba ka riigi. Tallinnas oli suurepärane ujula, Kalevi ujula. Mis sellest, oli. Nii, mis sellest sai? Pidi saama olümpiaujulaks. Mis tast sai? Sittagi pole kuulda. Ta on spa.
noh, seal on torud, kus inimesed lendavad edasi ja tagasi, ei tagasi enam ei lenda. ega ma ei imestaks, kui. Ja siis nutetakse, et ei ole sportlastel kuskil ujuda 50 meetri basseini, see palun väga oli. Ja sellest on spa saanud. Ja te ei ole ujunud Tartus, palun väga. No jah, aga see on ikkagi, et need ujulad toovad meile sisse, mitte ei vii välja kõige olümpiasportlastega. Tähendab, spa toob sisse, no, mitte ujula. Seda võib erinevalt käsitleda, siin on ta spa, aga siin on ta ujula. Nõus. Ja nüüd me olemegi siin seisus, kus Eestis, mäletan kunagi oli aastakümneid tagasi, oli isegi Järvakandis ujumist, kuna Järvakandis oli klaasitööstus ja seal tohutult palju sooja vabanes. Siis oli seal väliujula talvel, auras nagu jube, aga inimesed käisid ujumas täismõõdus 50 meetri ujula, palun, 6 rajaga. No jaa, aga see oli nõukogude. See oli nõukogude ujul, mis on, see on veel kolmandat moodi, nüüd on sotside moodi ujula ja Keskerakonna moodi ujula. Aga peab olema kelle moodi ujula? No, ma ei tea, kelle moodi ujula peab olema. Äkki peaks olema niisugune ujula, mis on ühest otsast madalam, teisest otsast sügavam. Ja kus oleks võimalik isegi seal sügavamas otsast, oleks ülevalt võimalik hüpata. Ei, madalamast otsast. See oleks innovaatiline lahend. No see oleks nüüd sotside moodi. Ei oleks esimest korda. Nii, see Rooma klubist me rääkisime. Mis asi on Rooma klubi Eesti mõistes? Ta oli kunagi päris tõsine, aga ta kahjuks on oma esialgsest funktsioonist niisugusest intelligentsi ja teadlaste koorekihist. Tähendab, ta on ujulast muudetud spaaks. Jah, aga nüüd antropoloog see ka veel. Jaa, antropoloog ütleb niimoodi. See on ohumärk, et rahvas ei pea riigimehelikkust enam võimalikuks. Kus ta seda võtab? Ei tea, aga olgu peale. Selle pande puhul, kitsa pande puhul ma arvan, et see võib isegi nii olla. Siin ei ole riigimehelikkust, siin on konkurents, siin on karjäär, siin on... Kohalik omavalitsus moodustub erinevatest valjusti karjuvatest poliitikutest, kes on volikogusse saanud vastanduse tulemusena. Kohaliku kogukonna kogemusse süüvides on selge, et inimesed võrdlevad enda praegust elu sellega, mis oli 10 või isegi 30 aastat tagasi. Nemad näevad, et võimalusi, usaldust ja eestvedamist on vähem ning poliitikat tehakse rohkem. My dear friend, aga kui ma loen kuskilt meedia väljaandes, praegu ma võtan õhust ja võib-olla liialdatult, et Eesti on oma, ma ei tea, karvavaipade tootmiselt jõudnud 1981. aasta tasemele, millega siin on võrreldud? No riigimehelikult, mis asja te räägid? Mul jäi üks silma, üks valimisloosung, kus oli ajame ausat juttu või midagi taolist, ajame ausat rida või midagi, ajame ausat. Ja seal oli siis Mikseri nägu kohalike omavalitsuste puhul. Mis ausat juttu te räägite? Ma sõitsin täna tööle, ma nägin Paeti nägu plakatil. Täpselt sama. No ta ei tule ju sealt Euroopa Parlamendist ära. Siin on aus jutt, tema pilt, ta on Euroopa Parlamendi liige, ta ju ei tule sealt ära. Mis ausast jutust siin juttu saab olla? Aga võib-olla niimoodi plärts, face some up table. Ja võib-olla... Seda ka veel, jah. Nii, aga ma pakun sulle veel midagi veel. Helen Sooveli-Sepping ütleb niimoodi. Valimistel räägitakse meil juttu, millel pole seost teadmiste ning inimeste tervisega. Kui kaua veel? Kas valimistel peaks siis rääkima, kas sul palavikku on? Vali mind. Ega sa ei lonka. Ega sa ei lonka, vali mind.
lõpetad lonkamisega, seost teadmistega. Vesi teadupärast, vee agregaatolekud on aur, vedel, jää, tuleb, nüüd on veel, pakutakse 4. ka juurde, aga tähendab, suudad sa siin mingisuguse seose luua valimistega? Vali jää või vali aur või vaata, see on. Oot, ma panen edasi. Ma olen kuidagi tuuris praegu. Ta ütleb, liikuvuse ja linnaruumi arutelud neil valimistel ei lähtu liiga tihti sellest, mis on Tallinna linna ülesanded oma elanike ees. Tähendab, ei mitte liiga tihti, vaid maitsekalt mõõdukalt, jah? Liiga tihti ei lähtu. Siis on hästi ju, kui ei lähtu. Mu meelest ka, ei hakka tüütuks muutuma. Kui ei lähtu liiga tihti. Valimisnädal käib, viimased 1,5 kuud on Tallinna tänavad täitunud aktiivsete inimestega. Kus need tulid? Enne olid passiivsed. Nüüd viimased 1,5 kuud on Tallinna tänavad täitunud aktiivsete inimestega. Ma eile käisin Tallinna Manalinnas. Ja seal oli aktiivseid inimesi paksult täis. Tõsi küll, nad olid silmnähtavad mitte kohalikud, uudistasid Raekoda ja Pikka tänavat ja siis veel igasuguseid ehitisi ja tegid pilti ohtrast ja aktiivseid inimesi oli kõik kohad täis. No, aga just, tead, kes ta on või? Autor see tähendab. Tallinna Tehnikaülikool, targa linna tippkeskus. Eesti inimarengu aruande peatoimetaja 2019-2020. Targa linna. Kurat, mille kõige eest inimesed palka saavad? Eesti inimarengu aruande, ma olen seda mitu aastat jälginud ja vaadanud päris tõsiselt. Nüüd ilma igasuguse naeruta ja irooniata. Seal ei ole juttu ei inimesest ega tema arengust. Areng kui kategooria on üldse väga segane. Aga kokkuvõttes võib öelda selle inimarengu aruande kohta jälle klassikaks muutunud. Lausega ei saanud aru, kus on aru ja kus on anne. Kui see on inimest ei ole juttu, arengust ka ei ole. Inimarengust ei ole ka absoluutselt juttu. Aga siis ongi võimalik sellist juttu ajada, et viimased 1,5 kuud on Tallinna tänavad täitunud aktiivsete inimestega. Vaata, järgmine asi on, kui kuskil tullakse välja, et piiblis tegelikult on kirjas, et ja Jumal lõi aktiivse Aadama ja passiivse Aadama. Jah. No, tähendab, aga viimased 1,5 kuud, selle lause parafraseering. Enne seda olid passiivsed. Passiivsed, just nimelt. Viimase 1,5 kuu jooksul on passiivsed inimesed Tallinna tänavatelt kadunud. Nad söödi ära siis või? Ei, nende asemel on nüüd aktiivsed inimesed. Milles aktiivsus väljendub? No sa ise ütlesid, et vaatab sinna torni ja teeb pilti ja. Aga see on tühi aktiivsus, see on närvilisus. Nii. Välisminister Tsahkna, see on meil Šveiki appi võttes unsere brave trottel. meie, jah. Aga muidugi. Tema parandas Gruusiaga. Eeldame kõigilt OSCE riikidelt lugupidavalt suhtumist eesistujasse, milles asi on. Eesistuja maa on praegu Soome naisvälisminister käis Tbilisis, seal oli mingi 30 inimest parlamendi hoonees ja ta käis ka seal neid toetamas. Siis Irakli Kobahidze, kellel muide on õigusteaduses doktorikraad Šveitsis omandatud, ütles, et me ei tahaks, et inimesed sekkuksid meie siseasjadesse väljalt poolt. Trahvi sai veel. No see Tsahkna käis ju ka. Tsahkna
oli koššer. aga vaata, see ongi, et Soome esindaja saab trahvi, oli vist 5000 või. aga Tsahkna ütles veel midagi. Trumpi sõnul kohtub ta Putiniga Budapestis. Tsahkna ütleb niimoodi. Me ei aktsepteeri kunagi piiride muutmist, mis on toimunud relvajõul. Ukraina tulevik on Euroopa Liidus ja NATOs ning sõjakuritegustest tagaotsitava Putini tulevik on Haagis, rahvusvahelises kriminaalkohtus, märkis välisminister. Samal ajal Euroopa Komisjon ütles, et nad tervitavad kõike ja kõiki kohtumisi, kõiki ettevõtmisi, mis on suunatud Ukraina sõja võimalikult kiirele lõpetamisele. See su esimene lause, et relvaga muudetud piirid, ma mõtlesin kohe. Eestit või? No jah, meil see kaart on ju seina peal raadios. No ei aktsepteeri, samal ajal kõik on väga õige. No, ei aktsepteeri, aga aktsepteeri. No see on see pööramine jälle Viineri teine. Kuidas on võimalik, et välisministriks on selline isik sattunud? Tal peab olema kõva seljatagune. Riho Terras ütleb, Euroopal on potentsiaal tõusta sõjaliseks suurjõuks USA ja Hiina kõrvale. Euroopal on potentsiaal. Mina sain aru, et Euroopa Liit on majandusorganisatsioon. Valesti said aru. Valesti sain aru. Aga NATO juba ju on. See tähendab, et üks sõjaline struktuur tuleb veel lisaks või? Ja kui nad omavahel veel karvupidi kokku lähevad. No, uskumatu, selle koha pealt on veel. Punane vaip Putinile ja Ungari eirab tuimalt kohustusi ega kavatsegi sõjakurjategijad kinni nabida. Üksjagu tegemist saab nüüd muidugi olema nende ülelõnnu õiguste taotlemise ja arreteerimise vältimistega. Ungarlased meile siin tõenäoliselt abiks ei ole. Meile. Aga ega meie ei kavatse ka kuidagi lihtsaks teha seda rahvusvahelisel õigusel põhineva maailmakorra õõnestamist. Nii ütles välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov. Meie arreteerime ta ikka nii. Küsimus ei ole siin suhtumises ega mitte milleski muus, vaid kui väljenduses. Kui Euroopa Liit on selle aktsepteerinud, küll pika hambaga ja mitte eriti meelsasti, sellepärast, et eks ta Ungaris toimub ja ega. Siin on Kaja Kallase mõjud. Kaja Kallasel ei ole praktiliselt mitte mingisugust mõju, teda ei lasta mitte kuskile enam. Ega ta, kui ta on, siis ega teda mikrofonide juurde eriti ei lasta. Ja mitmel pool on öeldud, et tema valik on ebaõnnestunud. See, kas meile meeldib või ei meeldi, see on ise asi. Ja meil on õigus arvata ka asjadest omaette nii nagu. Aga võib-olla 20 aasta pärast, kui Eesti on järjekordselt iseseisvunud, ütleb see Jonatan Vseviov, et ma juba 20 aastat tagasi õõnestasin Euroopa Liitu ja nüüd tänu mulle on Eesti järjekordselt iseseisev. Selle nimelised on teinud seda aastast 1930 umbes. No jah. Eestis. It's a tradition. Oli selline selts nagu Liht olemas. Oli. No sealt leiame need samad nimed üles. No kus nad peaksid kaduma? No muidugi. Kui keegi on terve suguvõsaga sündinud positiivseks kangelaseks, mis üldiselt on kirjandusteoreetiline fenomen, siis ta jääb selleks. Muidugi. Elagu. Elagu. No võt niimoodi on, ma ei tea. Millega me siis olukorra kokku võtame? Sa lugesid paberi pealt seda, mille on kirja pannud. Meie peavoolumoed, jah. Jah. Ja need on autoriteetsete isendite ütlemised ja. Vaata, autoriteedid on mujal. Autoriteedid on hoopis tihtipeale maailma autoriteetidest me ei ole midagi kuulnud. Ega ei tea neist mitte midagi. Need, kes asju tegelikult väänavad ja korraldavad ja kes need nukujuhid tegelikult on. Ma toon sulle väikese näite ajaloost, mis ei olegi. Cambridge'i viisikut vast inimesed teavad, kes eesotsas Kim Philbyga,
see on grupp, kes pioneeris ja tegi brittidele meeletut kahju. 1951 osa liikmeid laskis jalga toonasesse Nõukogude Liitu. Aga igal juhul see kahju, mida nad tegid, olid meeletu. Neid 4 teadsid praktiliselt kõik, Kim Philbit teadsid. No kõige populaarsem. Aga 5. liiget, nad olid muide kõik kõrgaristokraatia või sinna lähedale kuuluvad isikud. Aga McFernessi, seda varjati üsna usinalt. Aga kui see välja tuli ja kes selle välja tõi, oli keegi muu kui Margaret Thatcher. Ja Fairness ka kuulus sinna reeturite seltskonda ja kes oli Cambridge'i viisikus ja see maksis talle peaministri koha. Ei oleks pidanud puutuma. Ja sama perekonna esindaja ütles, et kodanlane said, mis tahtsid. Need perekonnad ja nende võim ei ole mitte kuskile kadunud. No eks meie siin Eestis ka ikka pingutame selle nimel. Need pingutajad tihtipeale ei teagi, kelle asju nad ajavad ja kes need tegelikult nukujuhid, nagu juba on. Polegi olulist tähtsust. Jah. Aga ole sa tänatud väljauuriv ajakirjanik Andres Raid. No tead, ausalt öeldes, eks selle seas juba kulub ära, kui miski asi lööb vererõhu üles ja paneb kuidagi pidi järgsamalt siputama, muudab peaaegu et aktiivseks inimeseks, nagu sa rääkisid. Jah, ja lähed tänavale. No lähengi varsti tänavale siit. Ja olge tänatud kõik, kes te toetate meid. Kui ikka kõik, kes vaatavad ja kuulavad, toetaksid kas või ühe korra pauguga, siis ega me sellest rasva ei läheks, aga taset hoiaks küll ja meie püha sõda läheb loomulikult edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.